Tere taas mõtteaine kuulaja, mina olen Mattias Eerik ja minuga on täna siin Jörgen Matsi ja Mats Volberg ja kes oleks osanud arvata, terve mõtteaine meeskond on jälle tagasi, et tuua järjekordne saate täis vahvaid avastusi ja WTF-e ja kõike head ja muud paremat veelgi. Ahoi! Tere! Suurepärane entusiastlik intro. Just. Aga hakkame siis kohe pihta. Mis on vahepeal toimunud meie elus, mis on viinud selleni, et nii-öelda tekkis kerge lindistuspaus meie saadetesse. Sest et meil on siin juhtunud mingeid sündmusi, ma tean, Mattias, sul oli midagi põnevat. Ja ma ei ütleks, et nüüd see sündmus ilmselt ainult seetõttu meie saate edasi lükkas, aga mul oli eelmine nädal tõesti väga kiire, sest ma korraldasin Tartus Ateena keskuses ühte väga vahvat kontsertüritust, mille ma siis enda nii-öelda bändi debüüt esinemiseks nimetasime koos poistega. Ja me kutsusime sinna 2 väga vinget ja head bändi koos esinema ja võtsime siis sellise ka finantsilise riski ja sellise väga suure ülesande endale üle pikka ja Tartus üks raske muusikaüritus läbi viia ja püüda siis tuua sinna inimesi niivõrd palju, et me saaksime selle üritusega nii-öelda mitte nulli, vaid ka väga head emotsioonid ja väga hea saavutuse. Ja täna siin istudes on mul hea meel öelda, et see läks õnneks. Suurepärane oli näha, et Ateena saal oli inimesi täis. Inimestele väga meeldis, väga palju on tulnud igasuguseid ägedaid postitusi sotsiaalmeedias, igasuguseid kommentaare tänava peal hiljem. Ja see kõik on ainult väga tänuväärne ja väga vinge. Oled nüüd rockstar? Nüüd ma olen rockstar, jah. Lisaks sellele, et oled podcasti staar, oled ka veel rockstar. Ma olen podstar ja nüüd on... Topelt tähelepanu. Kas räägime olulistest asjadest, kas ja millal tuleb Tallinna kontsert? Ja Tallinna kontsert tuleb ja ka ilmselt ei tule enne sügist. Ja kui tuleb, siis ta saab olema tõenäoliselt ühe välismaise bändi soojenduse nii-öelda aknas, soojendajana. Et ühesõnaga Tallinnas me ei ole võimelised sellise haardega jutumärkides headlining üritus tegema, kus me ise lihtsalt tuleme kohale, et see logistika tuua kõik tehnika erinevatest Tartu ja Tartu lähistelt kokku, see mööda treppe üles vedada, ära panna sinna kõik toitlustus, joogid ja nii edasi. Et kodulinnas oli seda hea turvaline teha. Ja suvel ühelgi festivalil Intsikurmul te ei mängi? Me ei mängi esiteks sellepärast, et selle aasta festivalide plaanid on juba üsna lukus ja kuna kevadel me ei olnud veel niivõrd apetiitsed nagu festivalide korraldajatele, siis me püüame nüüd planeerida siis oma elu niimoodi, et ma võin täpselt tegelikult öelda, kuidas meil nüüd läheb. Meil on nüüd niimoodi, et kohe on meil juunikuu algusest tuleb meil välja järgmine muusikavideo ja suvi on natukene rahulik, sest meie teine vokalist Ben läheb tagasi oma kodumaale puhkama umbeks kuuks või 1,5 oma vanematele ja perele külla. Kui tuleb tagasi, siis augustis me filmime jälle ühe muusikavideo, mis tuleb siis välja septembris, kui algab Eesti Laulule registreerimine, kus me kavatseme osaleda. Ja siis oktoobris on meil Tartus selline üritus nagu Vandals, mida korraldavad Tallinnast pärit korraldajad, kes tulevad Tartusse üritust tegema. Ja siis selle raames me püüame ka sügisel ise Tallinnasse minna ja teha seal ka kontsert. Ja kui see kõik tuleb ilusti välja, siis järgmine kevad oleks väga kena juba Tallinn Music Weekist kuni igasuguste suviste festivalideni ennast registreerida. Mul on küsimus selle Eesti Laulu kohta. Kas seal ei ole mitte reegel, et see lugu peab olema, ei tohi olla avaldatud enne mingisugust aega? On küll, 1. september on see aeg ja meil ongi, me väga aktiivselt kirjutame ja meil tekkis see mõte, et üks lugu, millel on potentsiaali sellises keskkonnas ja tal on selline kõla, et oleks huvitav proovida, et midagi meil väga kaotada ei ole, et kui me poolfinaali ei saa, siis me saame uue video
ja liigume ikkagi edasi ja kui me saame, siis me saame veel rohkem platvormi, millelt ennast näidata. Nii et ma arvan, võit on mõlemat pidi. Ja kui ma õigesti mäletan, siis kas mitte Tšehhil ei olnud see aasta oli Eurovisioonil. Ei, Tšehhil ei olnud metal, see oli mingi teine bänd, teine riik. Tšehhil oli üks noor poiss, kes tegi interneti tantsu ja... Okei, see mingi Valgevene või mingi siuke. Ja ühel riigil tõesti oli, aga tõsine metal bänd ikka oli, jah. Oli, jah. Et mina käisin kontserdil. Ma olin seal vist ainus valge T-särgiga mees. See vist olid tõesti, jah? Olid ainult valge, ühesõnaga. Et ma ei arvanud, et see läheb sinna. Aga selles mõttes, et oli nagu siuke hästi tore oli. Mul oli déjà vu, sest ma arvan, et oma viimasel metal kontserdil sellisel käisin umbes 10 aastat tagasi selles samas kohas. Kui mängisid ka võib-olla need bändid, kes mõnes mõttes siis nagu sellisest muusikast olid just kui eelmine generatsioon või nagu Stem ja Burn Still ja kui nagu see metalcore'i laine hakkas vaibuma umbes 10 aastat tagasi. Ja vahepeal on Tartus olnud ikkagi sellise just nagu sellise tehnilise metaliga ja sellise et selline trash ja heavy ja death ja black ja need on kogu aeg kuskil nagu elus olnud või on nagu mingid inimesed, kes neid ikka kuulavad ja hard rock laager ka vist toimub ikka iga aasta. Aga just nagu sellist tehniliselt puhast ja sellist ma ütles, mis sõna sa ise kasutaks. Et no me kasutame tihtipeale kõigi küsimus, me ütleme, et see on selline progressiivne metal, mitte siis selles mõttes nagu progressiivse rocki mõttes või Dream Theateri mõttes, vaid siuke uue kooli tehnilisem progressiivsus, et ütleme nüüd, et meie lugudes on küll refräänid, aga tihti peale osad ei kordu, et ta on selles mõttes nagu progressiivne muusika, et ta on keeruline, ta on nagu selline triki, me näeme sellega vaeva. Kuigi nagu võrreldes mingisuguse, ma ei tea, nagu Meshugahiga on see ikkagi nagu väga heas mõttes malbe. Nagu malbe ja tarbitav, ütleme niiviisi, nagu selles mõttes siuke, et ma arvan, et teil on nagu, et see on väga lahe bänd, et aga mis tunne sul ikkagi oli seal olla nii-öelda mingis mõttes siis outsider, eks, et nagu valge T-särgiga. No mitte ainult selles mõttes, et sa välimusel võib-olla paistsid välja, aga ütleme, et see arvestades, et sa viimane kord käisid sellisel kontserdil 10 aastat tagasi, et siis ka ilmselt see ei ole sinu igapäevane muusika, et ei ole, aga mulle tundus, et mitte küll kõik, aga paljud teistest, kes seal olid, käisid samamoodi viimasel sellisel kontserdil 10 aastat tagasi. Et mulle jäi nagu siuke mulje, et nagu sellest, et jäi nagu osalt, et ütleme selliseid keskkoolinoori oli ikkagi võrdlemisi pigem vähe. Võib-olla keskmine külastaja oligi nagu, selles mõttes 10 aastat tagasi on mina 25, et see keskmine külastaja oligi võib-olla see inimene, kes siis see 10 aastat tagasi oli 20-aastane. Ja käis minuga ka samal kontserdil, lihtsalt mina olin 25 ja tema oli 20. Ja samas nagu on see, et siuke Tartu metalhead on muutunud nagu ka selliseks võib-olla veits nagu vaikseks hipsteriks või et nagu inimesed nautisid muusikat seal rahulikult, et vahepeal kaks siukest ka siis ma arvan 30 aastast võib-olla proovisid seal natukene käima tõmmata, aga nad väsisid ka ruttu ära ja chillisid rahulikult edasi, et mille üle mina nagu üldse ei kurda, et nagu see vibe ei olnud minu meelest üldse nagu kuidagi halb. Et see energia ei olnud, see meie ka ei eeldanud seda niimoodi, et ma selgitan, et see üritus, kui me seda planeerisime, siis me tahtsime teha sellise erilise ürituse, mis oleks mitmekesine ning pakuks inimestele siin piirkonnas ka bände, mis võib-olla aktiivselt ei esine siin, et esimene bänd, mille me kutsusime, on selline instrumentaal, džässi, post-rocki segu grupeering nimega The Work, mis on tegelikult Tartust pärit bänd. Nad on kõik vist, ma saan aru, Tartus siin muusikakoolis õppinud poisid, aga nad elavad nüüd ammu Tallinnas ja tegutsevad Tallinnas. Ja nad said vist eelmine aasta või üle-eelmine aasta said siis nagu hooandjas enda esimese plaadi niimoodi tehtud, et nad said sealt eduka rahastuse. Ja absoluutselt väga, väga andekad noormehed tulid kohale ja mängisid üli ilusat muusikat laivis ja ma nägin kohe, kuidas mõjus, selles mõttes, et sellel hetkel oli saal võib-olla pool täis alles, et see oli õhtu esimene bänd, kõik inimesed ikka jõuavad hiljem peole, et selles mõttes oli natukene kahju, et oleks tahtnud juba rohkem inimesi saada selleks ajaks, aga et see, kuidas nad mängisid ja see, kuidas nad kõlavad, et ma soovitan kõigil kindlasti seda bändi uurida ja minge kindlasti neid vaatama, kui nad kuskil nüüd esinevad.
et see oli selline võib-olla esimene sissejuhatus, siis teine bänd oli võib-olla natukene kultuurishokk neile, kes tulid esimese bändi vaimus sinna ja mõtlesid, et see on niisugune nagu chill õhtu. Et esines selline ka samuti Tartust pärit bänd nimega Of Roofs, Jeans and Stolen Meanings, mis on siis 6-liikmeline bänd äkki, kus on siis 3 kitaristi, bassist, trummar ja vokalist. Ja nemad siis teevad sellist võib-olla tehnilise või agressiivse pungi juurtega sükst metal segu, mingist väga sükene ambientne segu igasugustest asjadest kokku. Vokalist on väga karismaatiline noormees, kes alati ronib igale poole ja hüppab ringi ja nagu seekordki teda väga palju laval ei olnud, sest et ta jooksis rahva seas ringi ja küll ta ronis üles rõdule ja laulis sealt ja nii edasi. Ja mis mulle väga meeldib on see, et selle bändi liikmetes on minu vanad tuttavad, kellega me 10-15 aastat tagasi koos kõik bände alustasime siin Tartus ühiselt ühes koolis käies ja kus me siis ka Ateenas kunagi kõik koos oleme esinenud oma vanade bändidega ja väga äge oli meenutada, et vaata siin trepi peal tegime selle grupi pildi kunagi ja nii edasi. Ja nüüd on nagu kuskil 10-13 aastat sellest möödas. Ja nähes seda, kuivõrd tehniliselt puhtalt nad mängivad ja tõesti see oli nagu minu jaoks väga nauditav kontsert ja siis ma tean, et Jörgen tuli ka vist sellel ajal. Ja ma kuulsin vist kas 3 viimast nende lugu äkki või? Ja minu meelest nad olid nagu väga head, et ma olin üllatunud ka selle üle, et paljud tuttavad ka vanemas eas pereliikmed, keda ma sinna kutsusin, et ma arvasin, et nende jaoks on see nagu šokk, siis nemad ütlesid, et nad olid väga üllatunud sellest, kuivõrd eriline see bänd oli, et see pakkus sükest mitmekesist ja üllatavat energiat, et see oli nagu hästi äge, et see ei olnud nagu lihtsalt tükene, et inimesed ei läinud seda teed, et mis nüüd mingid karjuvad ja lõhuvad siin, et suurepärane jumala korda läks selles mõttes. Mul oli väga hea meel, et mul olid kaasas korralikud kõrvatropid, et ma olin esimest korda kontserdil nagu, kuna ma seda nii paljud muusikat ei ole tükk aega kuulanud ja ma olen vahepeal endale hankinud korralikud nagu metallsüdamikuga ja samas vahtplastist nagu selle otsaga nagu kõrvatropid, mis ei summuta nagu mis lasevad nagu helidel suhteliselt hästi nagu läbi kosta, aga teeb lihtsalt vaiksemaks võrreldes nagu mingite nende tavaliste, et kui sa paned nagu mingid tavalised apteegi nagu öise magamise punnid kõrva, siis sul jääb ainult nagu see madal ots järgi ja see kõrgeid enam üldse ei kuule. Aga et oli nagu täitsa hea selles suhtes, et oli leebe, et ma läksin koju nii, et mu kõrvad ei vilisenud. Aga muidugi nagu Of Roofsiga on see, see on nagu minu maitsele natuke liiga siuke mürasein ikkagi. Et nagu I get it, miks nagu mõnedele inimestele see muusika meeldib, aga juba ka nagu see nagu see setup, et sellises väikses saalis 3 kitarriga on hästi raske teha niiviisi, et see ei oleks mürasein. Et see oli nagu äge, nende esinemine oli äge, aga mitte päris nagu minu teedass. Ja siis meie bänd on stiililiselt jälle midagi muud, et see selline nagu 3 erinevat esinejat, kes tegid erinevat muusikat, tulid kokku ja tegelikult ka nad sobisid mingil määral kokku, et ei olnud päris nagu erinevad ka. Et selles mõttes oli äge ja tundus, et inimestele see meeldis, et kõik just pärast nagu just arvasidki seda, et õhtu oli selles mõttes nagu vaheldusrikas ja ei hakanud igav ja et keegi tahtnud ühegi bändi aeg nagu ära minna kuskile mujale, et see oli nagu üli positiivne. Mina, kes veel ei ole kuulanud Mattiase bändi, mina kindlasti soovitan kuulata nende singleid ja vaadata videosid, mis väljas on. Tahaks ekstra komplimendid anda nagu teisele vokalistile, Bennile, et see on nagu minu meelest või see on väga raske nagu sellise stiili puhul ja nagu saalis, mis ei ole nagu sellise muusika jaoks nagu kõige ideaalsem akustikaga, eks ju. Et olgu, ma võiks öelda nagu niiviisi, et nagu ma ei olegi nagu laivis, ma ei ole laivis sellises stiilis kunagi kuulnud kedagi nagu nii puhtalt laulmas. Ma arvan, nagu ever. Et on ju ka legendaarsed mingid need lood, kui nagu mingitest väga kuulsatest bändidest, kes nagu laulavad nii mööda vahel, et nagu just laivis, aga et nagu väga nagu täpne ja professionaalne esitus, et nagu selles mõttes, et sinu vokaal on niikuinii selles mõttes, et see toimib selle muusika kontekstis hästi, aga just, et sellise nagu valju ja agressiivse muusika keskel samal ajal nagu nii hästi nagu muusikasse laulda,
see oli nagu väga muljetavaldav. Just. Ja ma olen teda näinud viimase 3-4 aasta jooksul nagu tohutut ka vokalistina sellist väga suure hüppe teinud, et kui ta liitus meie bändiga, siis alguses ta oli võrdlemisi ebakindel ja me saime kohe aru, et okei, me peame nüüd kõik koos hakkama töötama. Ja me ei saanud kohe laivi hakata tegema. Aga te olite laval neljakesi. Me olime laval neljakesi. Te olite laval neljakesi ja teil ei olnud basskitarristi. Mis värk sellega on? No sellega on siuke lugu, et meil oli basskitarrist bändis, kelle me siis ühiselt eelmise aasta vist kuskil keskpaigas välja hääletasime, et kuna juhtus selline... Kas need olid häältega 4-1? See oli põhimõtteliselt, mis juhtus... Tegite väikse lõkke ja kutsusite kõik inimesed niimoodi sinna lõkke. Aga hääletus oli anonüümne, aga jäi 4-1. Et ma võin selles mõttes nagu selgitada, et kui ütleme, meie bändis käidas niimoodi, et meil on muusikakirjutajad, on näiteks ütleme, et kitarrist kirjutab ühe loo ja kirjutab mingi käigud, siis paneb selle trummariga selle põhja kokku ja neil on nagu põhimõtteliselt see lugu tuleb sealt. Ja bassist ei olnud selline mängija, kes oleks ise väga midagi nagu kirjutanud, vaid ta pigem mängis siis nagu kellegi teise kirjutatud põhjale nagu mingisuguse käigu, eks ole. Lõpuks sai selline otsus võetud vastu, et pigem me hoiame ära selle sahmerdamise ja võib-olla avame siis selle ukse potentsiaalselt uuele bassistile, keda on väga raske leida ja kelle otsimisega me aktiivselt ka tegelikult ei tegele, sest et meie bassist on MacBook, paneme ta taustal mängima ja toimib. Et ma just ise mäletan, et ma tabasin ennast nagu sellelt mõttelt, ma ei teadnud nagu seda lugu, et seal siis 4-1 häältega bassist välja läks. Et praegu nagu see MacBooki bass nagu nii-öelda lasi, ütleme niimoodi, et live esituses on väga vähe ruumi improviseerida või midagi metsa lasta, kui sul arvuti mängib edasi. Et me oleme selles mõttes väga raskes olukorras. Aga see kukub lavalt alla, et siis... Ja nagu ma lihtsalt ise, see on nagu siuke minu maitse asi, et ma mäletan, et ma tabasin endast nagu mõttelt, et jube äge oleks, kui nagu sellise muusika sees oleks vahepeal nagu mingit just sellist, mitte seda bassi, mis nii-öelda nagu toetab kitarre ja trumme, vaid mingit sellist bassi, mis oleks nagu meloodiline. Kui raskematest bändidest rääkida, siis mingi animases just nimelt mingit sellist nagu veidiki siukest funkimat või sellist, see minu meelest oleks nagu, võiks olla kõlapildis nagu jube äge, aga see on lihtsalt nagu siuke mõte, mis mul peast läbi käib. Ja selgituseks ka, et see bass ei ole siis mitte lihtsalt mingisugune midi bass, vaid see on päriselt sisse mängitud ikkagi inimese poolt ja see on ikkagi rada. Et aga just selle kõla poolest ka. Ja meil on seal lisaks bassile veel nii-öelda backtrackis on sees siis võib-olla saatved mingid lauluosad ja siis ka igasugused sündid ja asjad, et see on nagu, seal on väga palju erinevaid nii-öelda lehti või leiereid ja kõik need võiksid tegelikult laivis olla esitatud nii klahvimängija poolt ja nii edasi, et see võib teisest... Kas teil seda mõtet ei ole, et lihtsalt ühele kitarristile anda bass kätte? Ei ole, sest et siis on niimoodi, me oleme teinud küll niimoodi, et üks kitarist on haige, näiteks oleme bändi proovi teinud, et kuna meil on ikkagi niivõrd need käigud, nad vajavad sellist nagu rütmikitaristi, siukest nagu tümpsu sinna alla ja siis liidkitaristi või soolokitaristi siis nagu ludined sinna peale. Aga osades bändides täidab seda funktsiooni tegelikult bass, nagu lihtsalt bassile on nagu räige distortion peale lükatud ja... Nii on, jah. Võt. Mul on kaelalihased siiamaani natuke valusad. Ja kusjuures see Jörgen, ma pean vabandama sinu eest, ma kuulsin pärast tuttavalt, et sa tahtsid hullult fistpumpida lava ees pärast seda, kui live läbi sai, aga ma ei näinud sind. Räigelt lasti üle. Ma ei näinud sind, aga... Ja ma tean, ma sain aru, see valgus nagu... See oli see paistis, see oli silmas ja tegelikult ma pärast laivi kohe hüppasin ka sealt lavalt alla ja vist me vist rääkisime. Aga selles mõttes, et jah, kogemus oli äge. Tundsin ennast kohe 10 aastat nooremana ja see tehniline tase oli super ja ma kindlasti kõikidele, kes nagu raskema muusika austajad on nagu siis ja isegi võib-olla nagu sellise kergema raskema muusika, siis kindlasti tšekkige Inter Omegat. Nüüd mul on veel rohkem kahju, et ma ei saanud tulla. See on selge asja eesmärk tekitada matsis kahju tunnet. Sest et sellel samal päeval ja tegelikult kuni päris hilja õhtuni välja me kolisime ja siis ma lihtsalt tahtsin sellega seoses jagada teiega niisugust avastust ja niisugust asja,
et te ju teate, et Tartu linnas on raudtee, eks. jah, oleme tähele pannud just, eks. ja Emajõgi on ka. Aga see raudtee on isegi niimoodi, et paaris kohas on see raudtee isegi ju päris lai, et seal on ikkagi näituse ülesõidu juures on ikka väga mitu. Ma ei tea, mingi 4-6 või. Seal on väga palju radasid ja niimoodi. Ja sinna samasse selle näituse ülesõidu lähedale me kolisime. Ja kes oleks võinud arvata, et Tartus sõidab nii palju ronge läbi. Olen seal samas ristmiku peal elanud 2 aastat ja usu mind, see läheb varsti sulle unemuusikaks see rongisõit. Just, ja tegelikult nagu see, ma ei saaks öelda, et see niivõrd nagu häirib, eriti ütleme praegu on selline soe aeg, et võib-olla magad aknad lahti ja siis kui seal öösel mõni rong sõidab ja laseb sealt vilet, on ju. Nad peavad laskma, eks enne ülesõitu pasunat, on ju. Et see võib-olla niivõrd ei häirigi mind, kui vaid ma lihtsalt kuidagi nagu, ma ei olnud kunagi nagu mõelnud selle peale, et tõesti nii palju ronge sõidab iga päev kogu aegselt. Et see oli selline nagu, et ma ei olnud nagu. Jörgen võib sulle häid kõrvatroppe laenata, nagu ta just reklaamis. Võtab paar tetsi madalamaks. No, vaatame. Ei, aga jah, see on tõsine tegelikult, kui sa hakkad mõtlema sellele, et sa oled näiteks äratatud mingisuguse pasuna poolt öösel 2-3 korda nagu, et see on päris karm. Jah, aga me proovisime ka muidugi seda, et need aknad, mis meie korteril on piisavalt paksud, et kui nad ikkagi nagu kinni panna, et siis see taustal see. Ja, et see summutab päris hästi ära. Minul oli see periood elus siis, kui ma isaks sain just, ma kolisin sinna elama oma väikeste beebidega. Ja siis oli see, alguses oli küll see, et jälle rong tuleb ja nagu mõtled, et jumal küll, et see on ju nii vali ja nii edasi, aga mõned nädalad vist või isegi vähem, ma arvan, ma harjusin sellega nii ära, et lõpuks, kui ma sealt ära kolisin, siis mul oli ikka väga imelik olla, sest et siis Annelinna kolides ja kui ma seal teisel korrusel selle akna lahti tegin ja maja ees hoopis mingite kaakide vadistamist pidin kuulama, siis ma igatsesin neid ronge väga nagu. Et tore kant, aga jaa. Ja teine asi, mis ma avastasin, oli nagu see, et seoses, kuna me nagu kolisime üsna tühja korterisse, kus meil on veel hulga igasuguseid mööbleid ja esemeid ja asju on puudu, et siis see oli nagu meile väga nükene, vähemalt minu jaoks oli selline väga huvitav kogemus, et kuidagi nagu sa saad aru, mis on need asjad, mis on sulle olulised siis, kui sul neid ei ole. Et nagu ma ei tea, mingisugustes ekstreemsetes tingimustes sa võid rääkida sellest, et näed, et vaata, kui oluline on elekter, saad aru sellest siis, kui elektrit ei ole, et näed, seda ei saa teha ja teist ei saa teha, on ju. Internet. Jah, et internet on ju, aga internet on õnneks on see, et see on telefonis olemas ja telefonis saab seda alati arvutis edasi jagada ja see ei ole nagu mingi küsimus. Aga külmkapp on ikka see, millest nagu kõige enam tunnen nagu selles mõttes nagu puudust, et ütleme, et kööki meil hetkel veel eriti ei ole. Ja siis ongi nagu seda, et nagu pliiti saab kuidagi kas asendada või et sa mingis mõttes saad sellest mööda minna või et seal mingisugused ahjud või kraanikausid ja nii edasi, eks. Aga et külmkapp on ikka nagu selles mõttes ikka väga, väga oluline asi, sest et kuidas sa muidu, ma ei tea, hoiad oma piima külmana või kuidas sa jäätist muidu ostad, eks. Sa jäätist ei ostagi ja piima ostad lihtsalt selle, nii-öelda nendes väikestes steriliseeritud pakikestes, et sa saaksid seda kohvi peale panna. Jah, aga ühesõnaga, et see on siis nagu see, mis on olnud nii-öelda, mis oli siis selleks minu takistuseks sellelt poolt, et miks eelmine nädal oli lindistamine raske, mis oli minu takistuseks, et ma ei saanud sellele vägevale kontserdile minna, aga mis ühtlasi siis pakkus mulle selle võimaluse, et saada aru sellest, et külmkappi on vaja. Et külmkapp on nagu, külmkapp on palju olulisem võrreldes teiste köögi asjadega, kui ma seni olin nagu arvanud, eks. Et sükene see. Ma võin nende kõrvatroppidega, ma ise kasutan sellise firma nagu Flare kõrvatroppe. Flare Audio. Need on nagu muud, see teebki nagu, neil on patenteeritud tehnoloogia on see, et kõrvatropid on metallsüdamikuga. Eeldatavasti siis need helilained, mis tulevad, panevad selle metalli mingil määral siis niimoodi võnkuma, et sa saaksid selle heli paremini kätte. No jah, ja nagu nad väidavad seda, et see point on nagu selles, et muidu nagu mööda metalli levib heli väga hästi, eks ju. Aga et kui see metall nagu ära isoleerida, et siis see just tagabki selle, et ta nii-öelda võimalikult ühtlaselt võtab siis nagu kõiki sagedusi. Kas need müüdi kunagi mingisugusel ühisrahastamise mehel või? Jaa, ma kunagi esimese paari tellisingi sealt. Ja need on väga kallid, vist tead mingi paarkümmend. Jah, midagi sellist, jah. Ja no tegelikult, mõne inimese jaoks on, mis mõttes kõrvatropid on 30, 40, 50 eurot. Aga see on juba järgmine samm, et
mina ise ostsin endale siin Tartu Stanfordi muusikapoest paar aastat tagasi Fenderi toodetud mingid lihtsalt kõrvatropid, mis on nagu, nad väljusid väiksed kuusepuud, siuksed nagu mitme layeri, mitme tasemega. Ja need võtavad -20 paned kõrva ja see oli nagu vau, mis efekt tollel hetkel, et nüüd ma kasutan neid kõrvasiseseid in-ear monitore, millest ma siis, mis on siis põhimõtteliselt seadeldis, et kui sa näiteks esined, siis sul tuleb enda kõrva suunatud spetsiaalselt sulle selline mix, mida sa saad siis sättida, et sinu enda mikrofon on valjem kui teiste oma või tahad näiteks mingi kitarri kõvemaks, mis iganes. Ja sellel on juba niivõrd müra summutav kate peal, et ma näiteks sellega kuulates nagu välist müra ei kuule, et ma kuulen siis näiteks, panen väga vaikselt endal mixi mängima ja ma kuulen väga nagu tasasel volüümil. Aga siis, kui publik vaimustusest huilgab ja karjub, kas sa seda siis ikka kuuled? Ma kuulen sellepärast, et meil on seal nii-öelda mikrofonid. Teil on rahva sees mikrofonid? Ei, mitte rahva sees, aga meil on endal käes ja ees mikrofonid, millest siis see ruumi heli mille see mikrofon üles korjab, ega muidu ma kuuleks väga vähe seda. Ja ma tean ka artiste, kes riputavadki reaalselt selleks, et näiteks enda esinemisi salvestades, et praegusel ajal see väga levinud, et kõik esinemised salvestatakse üles, et helipulti salvestatakse arvutiga ja pärast lõigatakse mingi üks lugu välja, pannakse YouTube üles ja nii edasi. Ja selleks, et saada siis see rahvas kätte, siis reaalselt riputatakse keset saali lambiga külge näiteks üks mikrofon, mis võtab nii-öelda tervet seda audientsi, et see pärast siis vaikselt sinna mixi sisse panna, kes laulab kaasa ja kes plaksutab kaasa, et seda nii-öelda võimendada. Ja seda kasutatakse ka teinekord artistidel siis nii-öelda muusika tegemisel siis nagu ruumi mikrofonina, et sa kuuled ikkagi ruumiga, et ei kao see taju ära. Aga nüüd me oleme täna nii räägime ainult esinemisest ja ma tahaks selle muusikaga teemaga tegelikult veel jätkata, sest et mul oli üks kerge what the fuck seoses muusikaga. Sest et toimus üritus nimega Eurovisioon 2018. Toimus. Ja selles mõttes, et ma kuulasin seda, ma elasin kaasa, ma leidsin sealt mitu nükest laulu, mis mulle meeldivad, mida ma olen pärast nii-öelda taustaks mängima pannud. Aga Postimehes ilmus selle ütleme, siis võistluse järgselt üks artikkel. Ma loen teile lihtsalt ühe lõigu vaikselt ette. Nii. Sel aastal võitis Eurovisiooni Iisrael, kes esindab mitteametlikult poliitilisi vasakradikaale, kes ei usu, et on olemas sugu, hierarhia, domineerimine, konkurents ja võimuvõitlus. Selliseid inimesi nimetatakse ka pimedateks või lollideks. Vali ise, keda pooldad. Mul pole soolise võrdõiguslikkuse vastu mitte midagi. Aga kui seda propageerib naine, kes kaagutab lava peal nagu kana ja räägib Pikachust, siis tema ei ole selle valdkonna õige häälekandja. Kindlasti mitte. Selline inimene on nii naissoo, eurolaulu fännide kui inimkonna häbiplekk. Wow. Ja see on lihtsalt ainult üks näide sellest artiklist. Ja ma lugesin seda artiklit... Kas selle kirjutas mingi incel või? Ma ei tea, kes see inimene on, aga ma ütleme siis edaspidi tean, et ma selle inimese artikleid võtan kerge niukse skepsisega, aga samas ma hakkasin mõtlema, et kui ma seda artiklit esimest korda lugesin, siis mul oli nagu see, et see sõnum, mis sealt paistis läbi, tundus, et on nagu väga, ma ei saanud aru, millest see inimene räägib ja miks ta sedasi reageerib. Aga teisest küljest ma vaatasin see, kuidas ta on kirjutanud, et see oli tõesti kuidagi niimoodi, et nagu justkui nagu keegi oleks totaalse pettumuse ja raevu hool, siis saad kõik oma mõtted korraga paberil pandi ilma neid läbi mõtlemata. Ja selles mõttes mul oli nagu hea meel, et ma selle artikli leidsin, sest ma saan seda artiklit edaspidi oma õpetamises kasutada kui väga halvasti kirjutatud artiklit. Aga teisest küljest mul oli nagu siis ka mingis mõttes siis hea meel, sest et mulle tundus, et selle Iisraeli võidulaulu osaliselt selle mõte ja siis ka selle artisti nagu niisugune sõnum mingis mõttes oligi nagu sedalaadi inimestele nagu neid keema ajada, neid raevu ajada. Et siin selles artiklis ka öeldakse midagi selle Iisraeli esineja välimuse kohta ja viidatakse siin mingisugustele asjadele. Et mulle tunduski, et nagu järelikult Iisraeli õnnestus, sellel esinejal õnnestus, sellel netal õnnestus teha seda, et ta tahtis inimesi ajada närvi, ta tahtis ajada neid neile nagu näidata, et ei ole ainult ühtmoodi, kuidas peab tegema muusikat, ei ole ainult ühtmoodi, milline esineja peab välja nägema, ei ole ainult ühtmoodi, kuidas inimene peab käituma ja et kui selles mõttes ta saavutas nagu oma eesmärgi,
et siis jah, see Postimehe ajakirjanik. Kusjuures, kas ma võin ka selle Iisraeli võidulaulu kohta nii palju öelda, et ma vaatasin samamoodi see aasta Eurovisiooni. Vaatasin poolfinaale ka, täiesti uskumatu. Mati Seerik vaatab Eurovisiooni elus esimest korda nagu põhimõtteliselt niimoodi otsast lõpuni. Ja kui ma nägin seda esimest korda, seda Iisraeli laulu, mul tekkis selline, mingi analoogne reaktsioon, et või ma leidsin kõik sõimusõnad, et seda nagu saata terve see laul. Ja siis, kui ta sai sinna edasi finaali, siis ma vaatasin ka ikka, et kurat, et ma ei tea, siuke asi ja nagu, et see kindlasti ei võida. Ja siis, kui ta lõpuks võitis, siis ma olin, et okei, et mis minul siis nagu, mis minul siis valesti on, et miks mina nagu nii negatiivselt selle suhtes mõtlesin, kui kõik panid sellele 12 punkti, on ju. Välja arvatud Eesti. Eesti. Kes ei olnud pannud ühtegi punkti. Selle kohta mul on ka omaette veel mõte, aga põhimõtteliselt see oli, minu jaoks oli väga suur tolerantsi õppetund või selline, et ma õppisin aktsepteerima väljaspool enda mugavustsooni mingisugust provotseerimist, välimust ja sükest käitumist ja sükest. Mis on sõnumid ka natuke mingi. Sõnumid ka, jah. Et iseenesest laulusõnad on naiivsed ja tobedad minu jaoks, nad ei anna mulle mingisugust kuulajana mingit suurt väärtust. Samas, kui ma vaatan sellest kaugemale, siis terve see esitus ongi selle mõttega, et ta, ja ma ütleski provotseeriv. Ja siis ongi see, et miks eestlased võib-olla 12 punkti ei andnud või üldse, mitte 12 punkti, vaid üldse punkte ei andnud, siis vaadates nagu, kuidas Eesti võib-olla, Eesti siuke lihtne eestlane, talle nagu meeldib ära esineda, meeldib oma asi ära teha, aga siis nagu selles mõttes, et kus me suuname need pilgud maha ja me nagu väga ikkagi nagu, et võib-olla kui Liis Lemsalu või tea, mingisugune Ott Lepland kuskil Raekoja platsis jalutavad, siis mingid väiksed poisid ja tüdrukud lähevad nende juurde ja segavad neid, aga tegelikult täiskasvanud inimesed vaatavad, et näe, Ott läheb, vaatame teisele poole, vaata. Ma nägin poest Tanel Padarit teile. Tanel Padariga on ka veel üks lugu, aga vahet ei ole. Ja siis ühesõnaga, eestlastele võib-olla selline provokatiivne välimus ja see natukene on ebamugav ja me nagu tunneme. Veidi on eemale tõukav siukene liiga niukene, võib-olla niuke staaritsen. Me oleme natuke konservatiivsed selle jaoks ja see võib olla küll üks põhjuseid. Kui meie tänaval kõnnib ringi inimene, kellel on sinist värvi hari peas või teist värvi nahavärv või on hoopis mingi kaks meest hoiavad käest kinni, siis meil kõigil on praegu veel nagu ikka põlved lähevad värisemad, mis toimub, vaata. Ja see on kahjuks niimoodi ja isegi kui meie siin ümber laua tolerastid ja rahulikud poisid mõtleme, et see on jumala vinge, siis ma ei tea, meie vanemad ilmselt ütleksid nii piinlikke laused nende inimeste kohta, et me peaksime neid nagu korrale kutsuma teinekord. Et see ja ilmselt ka tuttavad, et see lihtsalt on niimoodi ja võib-olla siis see ongi põhjus, miks me ei näe väärtust sellises Pikachu-laadses nagu jutumärkides tobeduses, et nagu hiljem mulle tundub, et ka Eesti publik hakkas seda laulu rohkem vastu võtma, kui kõik said aru, et ahah, et okei. Minu meelest on see täitsa hea lugu. Ma vaatasin pärast selle muusikavideoga ära ja siis ma vaatasin, et oli selle nii jõhkalt ära autotuunitud. Ma mõtlesin, et nagu see live-esitus oli sellest nagu rohkem muljet avaldavam kui see stuudioversioon. Okei, las Jorgen. Ma vaatasin ka natuke Eurovisiooni. Mul oli sellega seoses lihtsalt üks suur meh. Aga nagu mis mulle ka tegelikult nagu pani nagu kulme kergitama on see, et ma nägin seda artiklit või viidet sellele samale artiklile, millest sina rääkisid hiljem ja ei hakanud seda üldse lugema. Aga nagu mulle nagu, ma nägin nagu mingite tuttavate reaktsioone Facebookis, kus inimene oli nagu siis peale Eurovisiooni kirjutanud oma Facebooki staatuseks midagi sellist umbes, et kuidas nüüd selline nagu umbes ja siis väga nagu sellist halvustavad kommentaarid just neta välimuse suunas. Ja siis mina mõtlesin nagu seda, et okei, et see nagu mõnes mõttes see ei mind nagu ennast, ma ei saa öelda, et see mind oleks ärritanud, aga mind nagu pani tõsiselt imestama see, et nagu ma mõtlesin, et nagu, et vaesed inimesed, kellel nagu hakkas sellest laulust nagu nii halb või et nüüd keegi Iisraelist, kes nagu ei vasta mingile nende inimeste välimusstandardile, võitis mingisuguse lauluvõistluse, millega sulle ei ole mõnes mõttes otseselt nagu mingit pistmist või nagu okei, sa võib-olla helistasid ja tunned, et sa maksid raha ja see läks nüüd raisku või tema ei helistanud sellepärast, et Iisraeli ei, ta lihtsalt kellegi teise poolt, eks ju, ja siis see just läks raisku, aga ma ei mõistnud ja siis su nagu see väljendus või see sa siis elad enda viha välja selles, et sa kirjutad siis mingisuguse
avaliku nagu kommentaari, mis on nagu siukse 5. B tasemel või noh, kus need kasutatud väljendid ja sõnad on umbes sellised, millega siis nagu keegi umbes 5. klassis või 4. klassis nagu kedagi teist nagu narrida võiks. See on tõesti jah, et nagu, et no siin saab olla nagu, aga võib-olla tõesti inimestele läheb Eurovisioon niivõrd tohutult korda. Võib-olla nad olid pettunud, et Eestil ei, sest et oli aeg, millal Eestile ennustati ju väga kõrget selles mõttes isegi ka võidu kohta. Et ma mäletan seda lihtsalt, et nagu enne seda, kui see Eesti Laulu finaal toimus, et siis keegi ütles nagu kommentaari, et mingis mõttes on nagu mõttetu seda teha, sellepärast, et üle-euroopaline kihlveokontorite turg on juba pannud paika, et Elinal läheb umbes, et 2., 3., 1. koht, et mis me siin ikka enam seda oma finaali peame, on ju. Et noh, hiljem tema koht muidugi langes, on ju, et ta vist need kihlveokontorid panitegi umbes sinna esikümnesseks. Et noh, võib-olla nad olid niivõrd investeeritud, tundsid, et nagu kuidagi nüüd on Eesti on millestki ilma jäänud ja vaata, näed, tema on see vaenlane. Ja noh, seal on nagu alati see on see nii-öelda siuke ma kuulasin ühte audioloengut, kus räägiti palju sellest, et kuidas, et inimeste motivatsioon tihti nagu ei ole mitte, et meie motivatsioon pole midagi muuta, vaid et meie nagu üks selliseid põhilisi alateadlikke käitumist tõukavaid tegureid on see, et me tahame lihtsalt avalikult signaleerida seda, mida me arvame, mida arvavad ka need inimesed, kelle arvamus meile korda läheb. Ja. Et ja siis noh, ilmselt selline 5. B-klassi tasemel, kus siis noh, seal toodi võrdluseks ka seda, et üks ahistamise vorm, mis on see catcalling, ma ei tea, kas sellele eestikeelne nimetus ka kuidagi on. Tänaval vilistamine. Tänaval järgi vilistamine, et selle catcallingu nagu peamine eesmärk ei ole isegi mitte nagu reaalselt seda kontakti luua selle naisega, sest on ju tehtud neid noh, nii-öelda eksperimente jutumärkides, need ei ole teaduslikud eksperimendid, aga tihtipeale nagu need nii-öelda järgi vilistajad nagu ehmatavad ära, kui nendega üldse midagi vastu öeldakse. Aga et see catcallimine enamasti ei ole üksi, et selle catcallimise peamine funktsioon on signaleerida teistele enda nagu nii-öelda sisegrupi meestele, et vot, et see on nüüd, et mina olen nüüd selline mees, kes hindab nagu sellist tüüpi naist ja julgeb talle järgi vilistada. Et see on nagu see reaalne nagu see signaal, mida soovitakse saata. Ja noh, seal oli ka, et ju siis nagu mingid inimesed tahtsid signaleerida seda, et nende jaoks selline välimus on nagu vastuvõetamatu ja siis sellest tulenevalt ka ilmselt see laul ja mida iganes. Noh, kuigi selle laulu taust on vist see, et justkui see laul on nagu sellest, et teda nagu lapsepõlves kiusati või noh, mida iganes nagu mind ausalt öeldes ei huvita. Või noh, nagu, et see lihtsalt ei, noh, et mul on tore, kui see on olnud nagu kellegi jaoks terapeutiline ja see sama mõte nagu Matsiga, et kui see nagu murrab mingeid siukseid barjääre või paneb inimesi nagu mõtlema kuidagi kastist väljast, nagu sinu puhul võib-olla Mattias, siis on see nagu tore ja hea. Ootamatu eksperiment mulle nagu minu enda peale, et ma ei teadnud, et ma kavatsen sellise muutuse läbi teha Eurovisiooni vaadates, et ma sallimamaks ja mul oli piinlik, et ma alguses selliseid mõtteid mõtlesin. Tõesti, sest lihtsalt mulle tundub nagu seal see emotsionaalne kulu või isegi nagu see selline väga pühendatud nagu signaleerimine sellel teemal, et kas sa siis nüüd justkui oled selle neta vastu või poolt või mida iganes, see tundub lihtsalt nagu ilge raiskamisena igas mõttes, nagu see Eurovisioon üldse tervikuna. Et noh, sellised naljakaid paralleele, mulle meeldisid, et sammuvad viikingid, kes meenutasid seda kunagist Slovakkia Sagapood, kui olid mingisugused see oli Kreeka Sagapoo. Kreeka Sagapoo, mis sammuvad futuristid või kuidas seda see oli piinlik. Sagapood on ju, et kreeka keeles, et ma armastan ei olnud. Kas see on see minu meelest, et seal oli, see laul oli umbes sedasiks, et sa pead teadma parooli ja mis on parool, mis on parool on Sagapoo. Sa mäletad sellest liiga palju. No, ma võib-olla olen natukene Eurovisiooni huviline. Hommikul tal äratus helina. Ei, see on fine. See on fine. Ja see on täpselt see asi jälle, et aga sa ütlesid talle just selle, et sa mäletad liiga palju. Aga mis siis nagu? Matsile nagu, see on jumala normaalne asi, mida nagu öelda seda, et kui inimesed nagu saavad, noh, et kui hobid nagu või mingisugused asjad toovad sinu ellu nagu nii-öelda minu meelest nagu sellist neto positiivset kogemust. Et siis justkui võiks mõelda, et kõik on nagu... Toovad siis neto või neta positiivset kogemust. et siis on nagu asi noh hästi, aga et kui sul on nagu midagi, kuhu sa investeerid enda vaba aega ja sa mõnes mõttes tekitad selle noh, see on nagu spordiga nagu teatud mõttes sama lugu, et ma olen nagu ma saan noh spordist, ka sellest spordist, mida ma jälgin, ma saan väga vähe negatiivseid emotsioone, sest ma kuidagi, ma tajun, et ma ei investeeri ennast sinna nagu sellel moel.
see on nagu väga siuke nagu vaoshoitud ja kontrolli. Või nagu, mitte isegi seda vaoshoitud nagu, aga mulle meeldivad nagu, kui juhtub nagu midagi ägedat, aga ma proovin ennast nagu sinna sporti või muusikasse, ma üldiselt ei investeeri nagu nii-öelda siukse identiteedi põhiselt. Et kui ei lähe nii nagu sina soovisid, et siis sa nagu oled kurb mitu päeva, et seda olukorda nagu vältida. Jah, et noh, ma võin, eks ju, MM-maast hiljuti üks mu lemmik, Demian Maia kaotas, ilmselt nagu on nii-öelda allakäigu teel või et ta sai enda tiitlimatši, eks ju, ja ta ilmselt järgmist korda tiitlimatšini ei tõuse, ta on juba 38 aastane spordilegend, nii edasi, noh, mul oli kurb, et ta kaotas. Mul oli kahju, et ma nagu natuke lootsin, et äkki sealt tuleb ikka siuke pauk luuavarrest või niiviisi, aga teisest küljest nagu, noh, kuigi ta vastane ei ole mulle absoluutselt kuidagi eriti sümpaatne, see matš oli nagu hästi igav, siis mul mõnes mõttes on nagu siuke, et et vot, et sealt tuleb nagu siuke sportlane ja mida tema edasi teeb. Noh, ja mõnes mõttes nagu strateegiliselt ta siis selle minu lemmiku nagu strateegia nagu nullis ära ja see on nagu omamoodi nagu vahva ja noh, või noh, et mul tekivad mingid sellest palju nagu. Ja meemid olid toredad jah, eks ju, sest selle igava matši kohta, et unerohuks vaadake seda matši ja muud sellised, et noh, et mulle meeldivad nagu sellised asjad, et see on jah siuke. Aga Jörgen, mis sulle veel meeldib? Mulle meeldib, mina avastasin sealt vist ei ole kuidagi seotud või okei, see on jälle tegelikult siukse tolerantsuse ja maailma avastamisega seoses. Ma avastasin ühe YouTube'i kanali. Ja selle YouTube'i kanali nimi on ContraPoints. Ja seda YouTube'i kanalit siis teeb üks väga, ma ütleks, ebatavaline persoon. Oleks vist kõige õigem öelda. Jah, sest ta on endine filosoofia doktorant. Ja ka neuroteadustes kuidagi otsapidi olnud, et ta nagu teab nagu neuroteadustest ja nüüd ta siis ta ise identifitseerib ennast siis ta mitte väga selgesti, ta ütleb, et tema kohta, et ta identifitseerib ennast nii, et tema kohta võib öelda nii mees kui naine ja et samas ta meeldib endale sellisena nagu ta on nii-öelda. Ja ma vabandan, kui ma siin mingisuguse tehnilise terminoloogiaga mööda panen, sest ma ei ole selles teemas nii kodus. Et ta muudab enda välimust nii-öelda käepäraste vahenditega sarnaseks või selliseks, nagu on nii-öelda stereotüüpne naise välimus. Aga samas ma vaatasin ühte tema nagu loengut või noh, sellist nagu siis videocasti või kuidas seda öelda, videoloengut nagu sellel teemal, et miks näiteks ta ei arva, et ta tahaks teha soovahetusoperatsiooni. Et nii-öelda bioloogiliselt on ta mees, aga samas identifitseerib ta palju aega ennast naisena. Ja ta teeb väga arukaid ja samas väga meelelahutusliku produktsiooniga videosid, siis sellistel tema jaoks mõtteainet pakkuvatel teemadel, mis on filosoofiast, sooidentiteedist, tema enda sooidentiteedist, kapitalismist. Poliitikast. Jah, et igasugustel sellistel ühiskonna poliitilistel, filosoofilistel, päevakajalistel teemadel. Ja see on nagu väga hästi produtseeritud, ta teeb seal väga head nalja kohati. Ja nagu selliseid kasutab väga nagu noh, lahedaid või üllatavaid nagu produktsioonivõtteid või mingid nii-öelda süžeekäike, et ta loob sinna ka nagu sellist meelelahutuslikku elementi ise juurde. Lisaks sellele, et need on väga sisukad loengud. Ja ma olen nõus, et Jörgeni soovitusel ma vaatasin ka sealt ühte videot ja siis ma vaatasin veel ühte ja siis ma vaatasin veel ühte ja ma olen sealt juba päris palju vaadanud, et selles mõttes mina ütleks ka, kirjutan alla, et on väga hea kanal, täpselt ongi see, et see sisu on hästi esitatud, see on nii-öelda siis nagu siis tasemel, on adekvaatne, on natukene kuidagi vähe öeldud, eks. Ja see tema stiil on selline, mis mulle väga sobib, see on tõesti selline meelelahutuslik, see on selline nagu mänglev, selline parasjagu teatraalsust on seal juures ja noh, nagu selles mõttes, eks, et noh, nagu see, mis on selle inimese nii-öelda siis bioloogiline ja mingisugune kultuuriline või sotsioloogiline määratlus, et selles mõttes, et mind see ei häiri, et noh, ma ei tea. Aga samas ta ise räägib ka nendest asjadest väga huvitavalt. Just. Et ja mis mulle veel väga meeldis on see, et ta ei ole kuidagi moodi nagu dogmaatiline või ta nagu väga selgesti paneb paika selle, et ta räägib nagu enda arvamust justkui või et ta nagu
ei ürita nagu justkui suruda mingit globaalset agendat, tihti esitab ka ise nagu nii-öelda mitme vaatenurga alt mõnda probleemi. Et see on väga kihvt kanal. Soovitan kindlasti Mattias sul ka vaadata, paneme lingi. Oleme tolerantsemad. Ma räägin kiirelt ära enda, mis mõttes nagu sündmuse, mis juhtus eile. See ei ole pikk jutt, aga see on märkimisväärne sündmus. Mind ründas eile vares. Mis mõttes nagu? Kas Johannes vares? Ei, juhtus selline asi, et kõndisin õhtul tänava peal Annelinnas, majade vahel. Seal on need kõrged siuksed puud ja siis ühesõnaga kõnnin ja siis järsku selja tagant õhust maandub minu pealae peale vares, kes tõmbab oma küünistega üle pea ja üle minu vasaku kõrva ja lendab üles tagasi ja tuleb uuesti tiiruga tagasi. Siis ma muidugi selle aja peal oli juba ära ehmunud nagu täiesti šokis. Vaatasin, et tuleb tagasi, tema tiivude sahvimine oli väga, väga vali. Ja siis ma hakkasin kätega vehkima ja hakkasin edasi jooksma. Ja siis ta läks natuke tagasi ja tuli kolmandat korda veel uuesti ründale. Ja siis ma jooksin täiesti jõust nagu nii kaugel kui sain. Ja mingid lapsed, kes mängisid väljaku peale, vaatasid mind siit kõrvalt, mis nüüd juhtus nagu. Ja see oli nii ootamas, elus esimest korda. Ma guugeldasin pärast kodus, et kuna praegu on neil nii-öelda see nesting season ehk siis see on niisugune pesaehitmise aeg, et kui sa liiga lähedalt mööda kõnnid, siis nad tunnevad ohtu ja ründavad. Võib-olla see oli vihje sellele, et sa peaksid sööma vähem nisujahutooteid. Et sa võib-olla lõhnasid kuidagi apetiitselt või midagi. Absoluutselt, võib-olla see on tõsi, kuigi ma ei usu, et Või siis nagu su soeng nägi välja nagu potentsiaalne pesamaterjal. Nägid seda nalja, et head nisu või? Oli ju, sina ka vist laiksid seda, ma ei tea. Selles mõttes tõesti, mul on ka siin palju küsimusi, et selles mõttes, esiteks mul on küsimus see, et kui ta esimeses tiiruga nüüd tuli, on ju, et ta sai sulle ikkagi kündega pihta. Ta sai pihta mulle sellepärast, et aga kas sul läks ka midagi katki? Ma kontrollisin, nagu ma tean seda, et kui ma olen katki läinud, siis ma ilmselt olen väga, tal on palju mustust, mida mulle anda. Et see oli selles mõttes, ma ütleks, et niipea kui ma tundsin, et miski minu pead puudutas, ma laskusin põlvedest natukene alla, et see oli siuke esmane refleks ja ma lasin käed pea kohale, kus ma vist lõin ta nagu minema natukene või no kuidagi see oli nii surreaalne, see ei ole kunagi nagu see tundub väga ohtlik olukord. Ma mõtlesin, et ma olen selles Alfred Hitchcocki filmis, et nagu paljudes arvutimängudes on mingid seda tüüpi või et linnud on nagu väga tüütud vaenlased. On ja see oli selles mõttes hirmus, et ma päris tõsiselt tundsin reaalset hirmu. No muidugi. Ma mõtlesin, et nagu see on nagu mingi droon, kes tuleb ja laseb mulle mingisuguse sa ei tea, mida teha ja see võib olla ju, see võib olla potentsiaalselt ohtlik, aga sa ei tea, kui ohtlik, sa ei tea, mida sa tegema pead. Ja ma kohe hakkasin mõtlema sellele, et lisaks nendele küünistele võib-olla talle meeldisid minu prilli küljes olevad mingisugused helkivad märgised. Võib-olla ta tahab mind nokaga järgmine kord rünnata, võib-olla tahab mu silma rünnata. Ma hakkasin mingi igasuguseid asju võtta, või just hakkasin jooksma. Ma kunagi kuulsin, et Alaskal pidi olema suuri probleeme teatud piirkondades nagu merikotkastega. Et kes on looduskaitse all, et nende vastu ei saa midagi teha, aga et nad teevad nagu linna, siis selle tõttu väga linna lähestele teevad nagu pesasid ja siis kipuvad ka seal inimesi ründama. No võt, ja kui sul kotkas tuleb oma küünistega, siis ta võtab sul kalbi kaasa ja läheb minema selle, kus selle mägede vahele. Seal oli veel mingi, et eriti nagu ohus pidid olema nagu kiilakad inimesed. See kuidagi see pea naha peegeldus pidi neid kuidagi nagu ärritama või midagi, et aga selles mõttes, et see pesamaterjali küsimus ei ole täiesti ja selles mõttes alusetu, et ma olen näinud seda näiteks, kuidas üks vares maandus ühe niisuguse lihtsa vanaaegse kuuri katusel ja siis ta lihtsalt mõnuga seal askeldas, kuni ta ühel hetkel sai selle katuse katteks olnud siis selle tõrvapapi lahti ja siis ta rebis ja ta viis sealt ikka nagu, ma ei tea, mul tundus nagu mitu meetrit vedas seda tõrvapapi sealt minema, on ju. Ja ma olen näinud ka teisi kohti, kus on ikkagi see, et varesed tulevad ja koguvad mingisuguseid oksi ja asju kokku ja traate ja värke, on ju. Et võib-olla tõesti ta vaatas, et su soengus on midagi, mis talle kõlbaks pesast pessa. Paar suve tagasi varastas üks vares mul pool pitsat. Ahah. Nagu reaalselt ta sai kätte sul lahti lõikamata suur pitsa laua peal. Jah, ei, see ei olnud mitte laua peal, me olime Pärnu rannas. Ja siis ta tuli niiviisi, et see pitsa oli seal pingi peal, nagu need ikka need punased rannapingid on, vaata siuke standard, mis Tallinnas nagu kahepoolsed. Ja siis ta tuli nagu, see pitsa oli pingi peal ja me nägime, et ta nagu askeldas seal ja armas vaata mingi lind nagu nillib seal umbes seda. Aga ühel hetkel ta tuli nagu pingi alt ja nagu napsas selle pitsa ja tõmbas selle nagu ära ja tiris selle nagu eemale ja siis
Siis oli juba liivane. Ja siis oli liivane jah. Siis ta nagu ühte tükki või ta kuidagi rebis sealt ikkagi lahti. See vist oli nagu lahti lõigatud, aga mitte nagu päris lahti. Siis ta ühe tüki nagu peitis liiva alla ja teise sõi ära seal koha peal. Varased. Jah. Oi jah, see oli jah, igatahes öösel, kui ma kodus magasin, praegu palav aeg, siis rõdu uks on pooleldi lahti ja teise toa aken on pooleldi lahti, siis ka mingid varased katluse ääre peal kraakid. Siis ma tüdruksõber tegi mulle nalja, et kuule, et nad otsivad siit taga. Ja siis ma olin mingi räägi, see oli nii hirmus. See oli päriselt juba traumeeriv kogemus. See on päris seiklus jah. Ja kusjuures, kui ma pärast tuppa tagasi tulin, siis ma läksin teist kaudu ja ma terve tee ikka vahtisin ümberringist. Ma olin ehmunud. Ma oleks kuidagi ehmunud ja samas paneb sind mõtlema selle peale, et kui palju me oleme nagu võõrandunud loodusest. Või noh, et nagu, et nii-öelda loomarünnak, et see ei ole see, et mingi sa nägid umbes karu ja jooksid teile eest ära või midagi. Et karu viis aiast mesitaru ära või mingi lehma või et midagi siukest. Et vares ründas. Just. Jõhker värk. No nii. Loodame, et järgmine nädal läheb paremini või? Jah. Kas me tõmbame tänaseks joone alla või? Rääkisime, ma tahtsin teile rääkida trennist ja hakkab tulema. Et esiteks minu nagu see avastus on nagu palju öelda, aga me minu spordiklubis alustasime, me teeme vahepeal praegu õues üldfüüsilisi grupitrenne ja ma olen nüüd käinud ise, ma ühte trenni juhendasin, ei teinud ise kaasa ja samas kahes trennis siis olen käinud, et tegin vanu häid mäkke tõuse ehk siis sprinte, erinevat tüüpi nagu mäkke üles liikumisi, see peahoone taga tee, mis on tuntud ka kui suitsetajate surm. Aeglane surm, suitsetajate surm. Et seal selle trenniga saavutasin sellise iiveldustaseme, mida ma arvan ei ole trennist tundnud kuskil 10 aastat kindlasti. Et see ei olnud küll eesmärk omaette, aga ma tahtsin nagu näha, mis juhtub. Tahtsin näha, mis juhtub. Ja ma lisanud, ma tookord kunagi blogisse, me pidasime tollel ajal sellist meelelahutuslikku nagu pseudoblogi oma MMA treeningutest. Nimi oli MMA Penguins, mis on siiamaani üleval, kes otsib, see leiab. Ja sinna ma olin kirjutanud seda, et kui irooniline oleks oksendada selle Karskusseltsi sildi kõrval. Siis nüüd ma mõtlesin sama. Et, aga noh, nii hulluks muidugi ei lasknud, et ma proovin enda tervist hoida. Ja siis teise treeningu tegin eile ja me tegime Tähtvere spordipargis üldfüüsilist ringtreeningut, mis oli väga vahva. Ma tunnen, et mul on täna just nii-öelda natukene on nagu lihased valusad, et liiga palju ei ole lihaseid valusaks hea saada. Mis mõttes nagu ajakiri Sport, kus oli eelmises numbris umbes tsitaat, et kui sa lihaseid valusaks ei saa, siis sa ei ole trennis ikka piisavalt pingutanud. See on täielik jama jutt ja pask. Sellepärast, et tegelikult ei ole nagu selle lihasvalul ei ole mingit otsest seost sellega, kui kasulik see treening oli või mitte. Nii et see on müüt. Ja pigem peaks treenima just niiviisi, et see lihas ei jää valusaks, kui see tekitab sus ikkagi järgmisel päeval juba tõsist siukest distressi, et sa ei saa umbes istuda või astuda, siis oli see treening kindlasti liiga intensiivne. Ja see meenutab mulle seda, et ma kuskil nägin mingisuguseid Facebookis levisid mingid siuksed nii-öelda inspireerivad fotod sellega, kus inimesed taustal oli siis mingisugune jõusaaliku treening ja siis esiplaanil oli siis tekst umbes, et kui sa põrandale jooksedes, sa järelikult ei pinguta piisavalt. Ja, see on täielik jamps. Sest lihasvalul nii-öelda järjest rohkem tuleb seda kinnitavat ka teadusmaterjali, et see lihasvalu on lihtsalt nagu nii-öelda pidurdusmehhanism selleks, et inimesed või noh, ka siis loomad ei pingutaks liiga palju. Et noh, nii-öelda evolutsioonilises kontekstis selle funktsioon oli see, et kui sa pingutasid liiga palju selleks, et näiteks mingit looma taga ajada, saite kätte, siis järgmine päev lihased valutasid selleks, et sa ei tahaks üldse koopast välja minna. Ühest küljest selleks, et siis ennetada võimalikke vigastusi, kui see nii-öelda loodus sind uuesti nii palju pingutama sunniks. Ja teisest küljest, et siis ennetada seda, et kuna lihas ei ole taastunud, et siis sa sooritad nii-öelda alla võimete ja keegi saab sind kätte. Et see on nii-öelda nagu lihtsalt nagu selline liikumist limiteeriv tegur ja sinna piirile ei ole tegelikult mõtet minna. Aga et oli siuke äge ringtreening, et kes
jälgige võimlat, ühel hetkel võib-olla me teeme need avalikumaks ka, et juba praegu tegelikult mitteametlikult võtame sinna ka külalisi vastu. Eelkõige teeme hetkel enda klubi liikmetele. Aga kuidas teil on, et teil on minut aega ühte asendit ja siis ringis? Ei, me tegime see ringtreening, tol korral oli näiteks niiviisi, et oli nagu 11 erinevat harjutust ja siis see harjutus tegid nagu 30 sekundit ja puhkasid esimesel ringil ka 30 sekundit ja järgmisel 2 ringil 15 sekundit. Aga selles mõttes, et kas nagu kõik tegid korraga ühte või sa ikkagi liikusid edasi? Sa liikusid edasi järgmisesse asendisse. Et meid oligi nagu 11 inimest oli treeningul ja siis 11 erinevat nagu jaama. Ja see on võimalus, see võib kindlasti väga äge olla, et ma tunnen väga huvi sellest, sest mina käin näiteks MyFitnessis ringtreeningus juba mitu kuud. Mulle väga meeldib see trenn, et seal on täpselt samamoodi 5 tööjaama, eks ole, ja sealt jagatakse ära tund aega on niisugune 3 ringi ja see on üsna ma käisin ka kunagi ühe oma tuttava poolt läbi viidud selles rühmatreeningus, samasuguses ringtreeningus, mis oli siis seal Ujula tänava spordihoones, aga mul jäi see käimine seal pooleli, sest et see aeg mulle hästi ei sobinud, aga nüüd ma avastasin, et seal samas selle näituse raudteesõidu ülesõidu koha juures on siis üks treeningpaik, mis on 24/7 lahti. Ja kuna minu elu on tihti nii nagu tänagi, eks, et lindistame saadet ja hilja õhtul, eks, et siis ma olen mõelnud, et äkki ma hakkan seal käimas, et ma saan käia hilja õhtul ja vara hommikul, et siis ajad sobivad hästi. Kusjuures tal on ka vist hinnapoliitika on väga-väga mõistlik. Jaa, on. See on tunduvalt odavam kui need uhked kesklinna spordiklubid. Just, aga nende trikk on selles, eks nad sunnivad sind korraga rohkem raha välja käima. Selles mõttes, eks, et sa iga kuu kohta maksad küll vähem, aga sa pead maksma aastase tellimuse umbes. Ja aastase tellimuse põhimõtteliselt korraga välja, et selles mõttes nad kompenseerivad seda. Pluss on vist see, et ma olen aru saanud, et neil ei ole inimtöötajaid eriti, nii et sest et see on koht, kus raha kokku hoida. Vaata kui vinge koht, nagu odavam, aga samas ka nagu veel järgmisele taseme teenindajad. Automatiseeritud, sest ma mäletan, ma vaatasin, et just seda, et me abikaasega just mõtlesime selle peale, et kui neil oleks saun, et see oleks nagu väga hea, et siis oleks nagu kodu lähedal kohas, kus käia saunas, seal lisaks sellele käia trennis. Ja siis neil see kodulehel oli umbes mingi selline fraas, et me tahame klientidel pakkuda võimalikult nagu head ja turvalist teenust, aga et kuna sauna teenuse pakkumine vajaks inimtöötajat, et oleks saun turvaline ja meil ei ole neid, siis meil ei ole ka sauna. Ja võimlas algavad ka uued baaskursused suvel, et teen siin selle plaagi, et kes tahab tulla ägedasse trenni, saab 2 korda nädalas, saab õppida kas vahvalt maadlema ma arvan, et me võiksime selle võimla postituse eraldi meie Facebooki seinale ka slappida mingi päev, et see on ilusti olemas kõigile. Ja mis on nüüd põhiline on see, et tegelikult laupäeval on Eesti meistrivõistlused Brasiilia jiu-jitsus, mis toimuvad A. Le Coq'i spordimajas ja mina võistlen ka. Väga lähe, kusjuures mis klassis sa võistled seal? Kaaluklassis kuni 76 kilogrammi. Või mis on see, mida sa teada tahtsid? Ma ei tea, kas seal on nagu mingisugused vanuse või vöö alusel mingi... Ei, see on Eesti meistrivõistlustel, meil on juba ammu otsustatud, et Eesti meistrivõistlused, me teeme Eesti meistrivõistlused. Et me ei taha luua olukorda, kus saaks keegi, et ma nüüd olen, et kuna veterane ei ole nii palju, siis veterane ei ole mõtet teha, et ongi nagu kaalukategooriates, aga et ei ole, seal me ei jaga nagu vöötasemete järgi, kõik võistlevad koos. Ja tegelikult eks Eestis on ka niiviisi, et need inimesed on osavad mõnes mõttes sõltumata sellest, mis vöö neil parasjagu ümber on seotud. Aga ütleme nüüd, et mis on oodatav osalejate arv, ütleme siis iga kategooria kohta umbes? See varieerub umbes 3-8-ni. Nii et näiteks kui mina ütleks, et ma tahaks ka tulla, et siis ma läheks sinna, saaks kõigi käest tappa, aga ma võiks öelda, et mul oli Eesti meistrivõistlustel 4. kohale. Põhimõtteliselt küll, jah. Et põhimõtteliselt küll. Et siis järgmine kord, kui on nagu mingisugune asi, ma olen käinud jiu-jitsu Eesti meistrivõistlustel on 4, et siis. Ja sa olidki parem kõikidest nendest 10, kes ei tulnudki kohale. Ja nii ongi, et selles suhtes, et see on alati nagu, mina alati propageerin seda, et tasub nagu minna ja proovida võistlemist, sest kui kõikidel on see mentaliteet, et et mis nüüd mina ikka ja et umbes, et siis nagu juhtubki see, et seal ei olegi kedagi.
jah. Aga võib-olla või teisest küljest on see, eks, et sa ei saa paremaks, kui sa ei proovi. Sa ei saa teada, mis tunne on seal võistlusel olla, enne kui sa ei ole seal käinud on ja nii edasi, eks. Just. Aga et võistlus algab pealtvaatajad, et nagu see võistlus, esimene võistlusmatš peaks algama kell 11 või seal 11:10 hilisemalt, et sõltub, kui kaua läheb reeglite seletamisega. Ja pealtvaatajatele on pilet 2 eurot. Igaüks võib tulla vaatama vastavalt siis Ihaste D7 A. Le Coq spordimaja. Ja saate vaadata Eesti parimat jiu-jitsut praegusel hetkel, et nii on. Kokku on võistlejaid seal 50 ringis ja matše saab olema päris palju. Kahjuks olen laupäeval Iron Maideni kontserdil. Või õnneks, ma ei tea, kuidas. Kus kohas nad esinevad? Saku Suurhallis. Päriselt või? Ja Killswitch Engage ajendab, mis on minu jaoks suurem tõmbenumber. Nii et ma ei teadnud. Ma pean minema neid vaatama. Ma muidu tuleksin tegelikult vaatama, sest ma olen mitu korda jätnud tulemata ja see laupäev oleks nagu justkui võimalik tulla, aga näed, nüüd olen Tallinnas. Jah, et ma arvan, et saab olema päris siuke vahva. Ja et kui jiu-jitsust midagi ei tea, siis tulge kohale 15 minutit varem. Reeglid seletatakse ära, et see on siis nagu maadlusspordiala, eks ju, et maadeldakse ühest küljest punktide peale, aga siis teisest küljest selle peale, et proovitakse sundida teine alistuma siis läbi patsutamise või lihtsalt, ma ei tea, märku andmise, et ta ei taha, et tema jäset kuskile väänataks või et tema kaela pigistataks. Et kas eelnult lepitakse kokku aeg, kus on see turvasõna, et kui keegi ütleb, et arbuus. Seal on patsutamine on see. Patsutamine on turva. 3 korda patsutad, et ühest korrast nagu ei piisa. Et 3 korda patsutamine käe või jalaga. Või siis ka nagu sa võid karjuda lihtsalt. Karjuda. Jah, et see on nagu pats. Ja sa võid lihtsalt karjuda, et see on ka märge, mida antakse. Kunagi ühel võistlusel oli see nagu teemaks, et kohtunik katkestas matši ja siis võistleja üritas väita, et ta nagu karjus sellepärast, et ta oli nagu valuvõtte olukorras. Et ta karjus sellepärast, et koguda jõudu selleks, et sealt nagu plahvatuslikult siis põgeneda. See kõlab mulle loogiliselt. Jah, aga sellest ajast peale me alati rõhutame selle üle, et kui te olete nagu mingisuguses nii-öelda ohtlikus olukorras ja karjute seal, siis kohtunikul on õigus tõlgendada seda kui sellena, et teil on valus ja teie tervise huvides tegelikult on see, et kohtunik peatab selle matši ja määrab siis selle karjuja kaotajaks. Et ja siis selle üle nagu pärast kaevata ei saa, et seda kohtuniku otsust enam vaidlustada ei saa. Nojah. Põnev. Ilmselt järgmine nädal siis saame teada, kuidas läks. Kas on Eesti meister või ei ole Eesti meister? Jürgenil on käsi veel alles või ei ole? Jah, käed on hetkel alles, jalad on ka hetkel alles. See ongi tegelikult, ma olen sellest ei olnudki juttu, et ma olen tegelikult suht loppis, et ma olen vähe maganud, võtan kaalu siin natukene, et natukene vähem olen söönud viimastel päevadel ja no nii. Ja sellest siis selline saade. Lähme siis puhkame ära, lähme puhkame. Jooge vett. Jooge vett ja magage palju. Oleks mu sõnum. Just täpselt. Ilusat nädala lõppu. Kõmm. Nukid. Captain Planet.